Oi, ilusti tuleb. Oi, tuleb ilusti. Vaatame, mis saab, vaatame, mis saab. Nii. Nii. Laseme vähe joosta, siis kuskil poole maa peal proovime. Kohe korraga kiiresti laksuga alla ei laseks. Sest äkki saame mõne kala tähelepanu, kes on keskvees või sealkandis. Mõned korrad tehtud, laseme uuesti allapoole. Midagi hakkas seal isegi näitama. Üleval pool läks väikse kalaparv. Nii, laseme veel allapoole. Nii, ja nüüd võime põhjani ära lasta. Nii, põhi on käes, kerime pingule ja nüüd siis 10 korda põhja ligidal tõstet teha. Kümmekond korda. No umbes 10 korda. Siis tavaliselt põhjas passib ikkagi passiivne kala. Meie ju püüame aktiivset kala. Aktiivne kala on ikkagi lennus, kes peab jahti. Ja mõned kiiremad ka. Nii, võtame meeter kõrgemale siis. Võtame meeter kõrgemale. Ilus vaikne mõnus on. Oi, on mõnus. Ega midagi, tuleb hakata proovima nii kaua kui aega on antud ja siis tööle ära. Nii see värk ongi mul. Nii, kellegi lolitasin ikka ära. No näe. Lolitasin ikkagi kellegi ära. Ega siis midagi. Sellised siis seal augu all mul tiirutavadki ja ma arvan ikka ka suurem. Aga kuna vaata kus pani mokka. Aga kuna nagunii lähen tööle ja plaanis polnud neid ära võtta, siis läheb tagasi, ega siin ei olegi midagi.
ega siin ei olegi midagi. Läks tagasi. Ennem 7. põik tulid mingid hullud triibud. Proovisin vaikselt heaga ja paremaga, ei. Panin nüüd 5. põigi panin. Vaatame. Korraks kui alla lasin, tulid juurde. Nüüd seal all siblivad. Mis näis, mis saab. Paneme veel ülesse. Päris põnev. Mis sellest situatsioonist saab nüüd? Kas lähevad vihaseks? Lähevad käima või ei lähe? Praegus nad all, need on päris palju. Päris palju ja võiks isegi öelda, et päris korralikud viisakad joonte järgi. Veel ülesse. Paneme veel. Ei ole, kurat. Oi, kui jämedad jooned on. Oi, kui jämedad jooned on. Ja küll laseme allapoole vaatame, mis teeb. Nii. Nii, keegi tasakesi tõuseb. Keegi vaikselt tõusis, aga kahjuks langus, jah. Ja küll, jälgime mängu, vaatame. Täitsa lõpp, mis see teeb seal parve. Hullu maja, mis mul seal toimub. Aga kurat ära ei taha võtta. No ei taha ära võtta. Äkki nüüd. Vaatame. Korraks mingi võtte oli, aga... Oli võte just nii. Oli just võte. Pani mööda. Keegi tuli luurama. Läheb alla tagasi. Läheb alla tagasi. Okei.
No kas nüüd tuleb ära või? Jutt läks nii jämedaks raisk. Nii jämedaks läks see jutt. Vajus alla ära, kurat. Vajus alla ära. Kui ta tahab, tuleb kohe ära, jah näe. Kätte sain. Muidugi me ei tulnud selliste järgi, aga noh, nagu eelmine kordki ütlesin, et mine kutsu vanaema ja tuli vanaema, aga nüüd ma palun, et mine kutsu Afoonia. Hopsti, mine. Vaatame. Äkki saadab mulle Afoonia. Tuleb ligi, no ei võta ära, noh. Puudutab võrnalt ainult. Kurat ilusad jutid on praegust ekraanil. Ei tee. Sain! Täitsa põhjas! Ka siuke 350 äkki pluss miinus. Oot, teen pildi ära ja lähed tagasi. Nii. Kaalu me ei hakka, aga jah, kuskil 350-300. Läks. Väga hea. Nii, alustame. Nii, nüüd on põhi käes. Et enne alla päris laskmist tegin veekihtides tõmbed, juhul kui kala kuskil üleval pool põhjast, tavaliselt nii on, et siis ta näeb, et kuskil miskit hakkab toimuma. Üks 10 nii-öelda tõstet põhja ligidal või vastu põhja õigemini koputamist. Nii. Ja siis võib julgelt meetri ülesse tõsta. Nii. Tõstame meetri ülesse. Nii, 7,5 on meil seal sügavus, mul on 6,5 peal. Vaatame. Iga kord ei peagi kala näitama, kui anduri sisse paned. Tavaliselt ilmub ta hiljem, kui sügava peal püük käib, kõik oleneb, siis selle järgi see koonuse laius, mis ekraani peale kuvab, näitabki meile kala, jah. Mida sügavam, seda laiem võtt. Nii, nüüd on juba 2 meetrit ülesse tõstnud. 2 meetrit ülesse tõstnud.
teinekord on, et väiksema siku peale ta ei tule ennast näitama. Aga paned vähe suurema, võimsama, siis tulevad kohe huvitundjad paika. Suurel sikul on ainult see miinus, et siin tavaliselt, mis mul nüüd siin on olnud, et suur peibutab paremini ligi, aga kui nad võtavad alt seda kolmikut rippuvat. Ja nüüd, kui see võte käib, kala on otsas, hakkad üles väntama, väntad üles ja vaatad jääaugu alla, ilus suur kena ahven. See aasta juba mitu korda nii olnud. Hoiab alt kolmikus kinni ja kuramus 7. või 9. põigil on peibuti see esimene konks on alt jää alt kinni. Nüüd oleks vaja ta nii-öelda järgi lasta üles tõmmata, mida ma olen ka teinud siiamaani. Ja nagu järgi lased, teeb seal mingisuguse liigutuse ja kadunud ta ongi. Viimast korda, kui mul ära läks rannas mitme tunnistajate silme all, mõtlen, et nii, enam ma küll seda viga ei tee, et lasen korra järgi, panen käe järgi, võtan käega välja. Mõtlesin ühte, tegin ikka teist, ikka lasin järgi ja nii läks terve suur patakas ema ahven auvalt minema. Ja seda on see aasta juhtunud päris mitu korda. Nii, paneme veel meetri. Kui ei ole, siis vahetame peibutist. Nii, vahetame vahepeal peibutise ära. Paneme vähe suurema. Paneme suurema. Paneme näiteks lepamaimu. Ja nii. Paneme lepamaimu. Võtame selle siit ära. Paneme ta siia. Nii. Nii, ja nüüd laseme ta nüüd uuesti sisse. Vaatame. Nii, vahepeal siis lööme. Vaatame, mis teeb. Oi, ilus on olla. Oi, ilus on olla. Väga ilus on olla. Nii. Julm, mis siin toimub. Päris korralikult on siin tegelasi all. Julm triip tuleb mul landi juurde. Tuleb võtta ära või ei tule? Julm triip. Võiks nagu olla nüüd võtta. Võiks võte olla. No võta ära, palun.
kurat läheb väiksemaks, kaob ära vist. Vist kaob ära. Ei tea, mis ta tahab. Ilm on ju hea. Laus, tuisk ja kõik jutud ja mõnus hommikupoolik ennem tööle minekut. Aga noh, jah, vajus ära. Nii mõnus lõbus ilm on. Nii mõnus lõbus ilm on. Hommikul tuleb alati platsi minna kontrollima enne tööle minekut. Vahet ei ole, kas sajab lund, tuiskab vihma, paistab päike, on nudu, vahet ei ole, kontrollimas peab käima. Ega afoonia ei ütle, millal ta võtab, ta võib iga kell võtta. Ja nii see ongi. Kes ei käi, see ei tea, mis, kus, miks. Eks näis. Aga ilus on, hommik, vaikne, udu ja väga mõnna. Eks vaatame, kuidas täna meil on. Tahab ta võtta või ei taha, nagu tavaliselt. Nagu tavaliselt 90% ei võta ja võib-olla 10% võtab. No eks näis, kuuleme. Viljandi on söögi kala. Oi, ilusti tuleb. Oi, tuleb ilusti. Võtame. Kuradi hauga. Või ei, oota.